Tere! Nii, päris uhke tunne on olla siin teie ees ja rääkida siis innovaatilisest restorani tegemistest ja üldse kui restorani ärist. Kuigi äri restorani puhul ei ole hea sõna, sest et kuna restoranid on kõik väga isiklikud, siis ei saa olla see mingi äri, vaid see on väga personaalne ja väga selline nagu elustiil pigem. Et loomulikult mingid kasumid nad teenivad ja kuidagi on vaja see üksus nii-öelda kinni maksta ja riigimaksud maksta, aga kui me mäletame siin 10 aastat tagasi, kuidas olidki suured restoraniketid ja siis tehti äri ja kõik oli anonüümne, keegi ei teadnud, kes on seal peakokk ja kes on omanikud, lihtsalt olid uksed ja rahvas käis söömas ja joomas, siis täna enam nii ei ole, kogu see restorani elustiil on läinud siis sinnamaani, et on väga personaalne ja loomulikult ka väga innovaatiline. Et siin taustaks jookseb mul siis ööbiku gastronoomiatalu pildid, võib-olla nii palju infoks, kes ei ole seal käinud või kes ei ole sellest võib-olla nii palju midagi kuulnud, siis umbes 7 aastat tagasi ma ostsin ühe vana talumaja ja just sellepärast, et mulle endale väga meeldib rehielamu tüüpi talud ja ma mõtlesin, et oleks aus ja uhke teha oma kätega üks talukorda Eestimaal ja et see talu saaks kuidagi ka finantsilist toetust, siis ma tegin sinna ka restorani ja täna on see restoran juba 4,5 aastat töötanud, selle aasta lõpus saab juba 5 aastat ja tõesti müts maha iga külalise ees, kes on seal käinud ja tänu sellele on ka üks rehielamu tüüpi talu kohe-kohe ka valmis, nii et natuke on veel vaja ehitada, siis saab see valmis. Aga selle talu juurde me võime tulla natuke tagasi hiljem, kui meil on aega üle, nii et aga ma räägiks sellest innovaatilise poole pealt seda restorani elu ja tegemisi. Et loomulikult restoran on täna koht, kus me pakume emotsiooni, elamust ja seda kõike hea veini ja toidu saatel. Et aastaid tagasi me tagusime vastu rinda ja kogu aeg rääkisime kohalikust toidust ja räägime ka siiamaani, mis on väga tähtis. Koostöö põllumeestega, koostöös tippkokkadega, loomulikult see on üks suund, mida kõik tippkokad täna südames arendavad ja tahavad, et see oleks veel parem ja parem. Küll aga oleme üks suur maailm ja me kõik reisime, nii teie reisite, meie reisime, minu külalised reisivad ja et seda emotsiooni pakkuda ja et seda oleks tunda, siis on hakanud viimasel ajal levima trendid, et selle kohaliku kartuli või lamba või peedi juurde on pakutud ka välismaiseid maitseid, mis siis on kas siis Jaapanist, Aasiast või siis kuskilt mualt riigist, mis on jäänud reisi käigus meelde ja mis on pakkunud siis omamoodi emotsiooni. Sest see, kus me elame, on üks maailm ja siin sees me tiirleme ja siit sees me ka oma emotsioonid ja mõnusad eluhetked saame. Ja nii see tegelikult lähebki, et isegi Skandinaavia tippkokad on oma pead pööranud nagu ka oma põldudelt välja ja vaatavad, mida teeb siis isegi Hiina täna, mida teeb Jaapan, mida teeb Brasiilia, kus kohast tuleb liha, kes kasvatab kõige parema kana, kes kasvatab kõige parema veise, nii et kõik kokad otsivad üle maailma seda toorainet. Loomulikult mingi protsent on see 70% või 65% või 85% on loomulikult alati kohalikkusest, et mida vähem tooraine rändab, seda parem see toit maitseb. Või seda paremini see toit maitseb. Küll aga ma räägiksin natuke edasi veel innovaatilise poole pealt oma nõudest, mida siis on tehtud koostöös Eesti Kunstiakadeemiaga ja need ei ole lihtsalt nõud, selles suhtes nõud, et mina tellisin, nemad tegid, asi see valmis ja nüüd nad olekski justkui valmis ja täitsa anonüümsed. Tegelikult 2015 aasta mul oli soov teha midagi sellist, mida ükski teine restoran meil teinud ei ole. Küll jah, on tehtud käsitöönõusi restoranidele, aga sellises vaatenurgast, nagu mina seda nagu nägin tol hetkel ja näen ka seda praegu, ei ole minu teada veel tehtud. Ja ma kutsusin Eesti Kunstiakadeemia tudengid ja nende õppejõud ja keraamikaosakonna dotsendid kutsusin enda juurde sööma. Me pidasime väga mõnusa koosoleku
ja minu soov oli siis see, et nad teeksid minu majast, ehk siis sellest vanast talumajast, mis kogu aeg uueneb ja uueneb, et nad teeksid sellest vanast talumajast inspireerituna käsitöönõud. Ja ma võingi siin näidata, mis siis hakkas juhtuma. Juhtus see, et 12 tudengit, kes siis tahtsid saada magistrikraadi keraamika valdkonnas, hakkasid siis minu ideedega mängima ja panid oma hullud mõtted sinna juurde ja sündis siis see, et sündis 6-liikmeline sari, millest ma siis suutsin välja osta koos EAS-i innovatsiooniosakutega siis ainult 3. Nii et see tehnoloogia ja see, kuidas neid asju hakati tegema, oli täiesti null. Mul vahepeal tundus, et Eesti Kunstiakadeemia, mis on minust väga väärt asutus ja väga kaua siin Eesti Vabariigis nagu tegutsenud, vahepeal tundus, et nad ei oskagi midagi teha, vaid kõik asjad peab leiutama nagu nullist. Tegelikult ei ole see mitte mingi kivi nende kapsaaeda, vaid nad tahtsid ise ka täiesti uut taset oma tööle juurde anda ja nii sündis siis tõesti koostöös paljude geoloogidega, paljude igasuguste teiste inimestega, kes teavad, kus saab savi, kuidas see savi mängib selle temperatuuriga, mis saviga juhtub siis, kui seda glasuuri panna ja mis juhtub üldse, kui see ahju panna. Et kõik selliste inimestega sündis siis väga suur projekt ja see projekt kestis tõesti terve 1 õppeaasta, mida siis oli vaja finantseerida ja seal juures ongi mul hea meel, et EAS tuli nagu sinna appi, sest muidu need nõud olekski võib-olla mitte valminud, sest et see rahakott, mis oli vaja sinna viia, seda mul ei olnud ja võib-olla olekski natuke liiga palju tahetud ühelt väikselt restoranilt. Küll aga täna on need ammu valmis, nii palju ette rutates ütlen, et 2016, ehk siis eelmine aasta valiti need paremateks käsitöönõudeks üldse Eesti Vabariigis ja eelmine aasta oli ka väga väärikas näitus, kus olid kirikuportselanid üle Euroopa, olid siis vanalinnas näitus, pool aastat kestis see ja minu nõud olid siis ka sinna palutud ja seal väikse laua ääre peal need olid ja said hästi palju tagasisidet. Küll aga ma räägin sellisest nõust, see pilt jookseb selle oma soodu, aga ma räägin sellisest lahedast lapikust kivist ja siin on siis tegu leiva alusega ja siin on selline ake ja akna all on siis taimed, mis kasvavad siis minu maja ümber, ehk siis soodes ja rabades. Ja see lapik leivaalus on inspireerituna võetud siis, ütleme, inspiratsioon tuli siis sellest, et mul on pool maja on siis paekivist ehitatud, ehk siis rehielamu osa on paekivist ja üks Kunstiakadeemia tudeng siis võttis selle paekivi ja tegi mulle leivaaluse, ehk siis jäljendas seda paekivi, mis on väga innovaatiline, ta näeb välja tõesti nagu paekivi, aga samas ta on väga hea töövahend, ta alati tekitab küsimusi ja on mõnus seda lauale panna ja seda juttu sinna juurde rääkida, et siin on selle akna juures on veel selline väike lohk, seal loo sees käib selline purk, mille sees on siis minu enda tehtud või, kas ta on siis maitse või hapukorre või kuidas just parasjagu menüüs asjad juhtuvad olema. Siis esimese käigu menüü, mis on ka siin piltide pealt juba läbi jooksnud, on siis selline lahe kausikene, mis on siis 3 korda glasuuritud ja hästi kõrgetel temperatuuridel põletatud. See on just sellepärast, et teatavasti restorani nõud ja nende kasutustihedus on mitmeid kordi suurem kui teil kodudes, sest et restoranis võib käia 20-30 korda üks nõu väljas ja nõudepesumasinas, kodus heal juhul 3-4 korda. Sellepärast ongi vaja seda tehnoloogiat väga täpselt nagu järgida ja me ei saa teha lihtsalt suvalist saviplönni ja ära glasuurida ja ütelda, et see ongi sinu nõu, et nad peavad vastu pidama. Ja see on siis inspireeritud põllukividest ja nendest põllukividest on mul ehitatud kiviaed, päris pikk ja uhke, et kunagi kasvas selle asemele võsa, et nüüd ma ehitasin sinna kiviaiad ja siis üks Kunstiakadeemia tudeng võttis selliseks oma südameasjaks, et saaks sellest kivist midagi teha ja jäljendas siis kivi. Siinpool on väike auk, mitte kõigil nendel nõudel ei ole auk sees, vaid siinpool on ja kui ma panen ta siis laua peale teistpidi, siis ma saan siia panna kadakaoksad, sambla, et ma saan kasutada seda ka lillevaasina. Et kuna võimalikult palju siis selle rahaga midagi palju ära teha, siis see nõu on küll
kahtepisi nagu kasutuses, et vahepeal on ta lillevaas, siis ta on jälle mingisugune väike suupiste alus ja nii edasi. Ja üks nõu on veel jäänud, siin on siis pearoa taldrik ja on vana mõisa sinise keraamikaga kirjutatud öötäht, mis siis iseloomustab ööbikut, ja see väike kild siin sees ei ole mitte vana kild kuskilt vana nõu pealt, vaid see ongi sinna tehtud lihtsalt eri tasapinna peal, ja see väike osa siis ütleb seda, et nii palju protsendiliselt ma sain seda maja taastada, kus ma praegu seda restorani pean, ja kõik see valge osa on siis protsendiliselt see osa, mida ma pidin juurde ehitama. Et siis teate, kui halvas seisukorras see maja oli. Et nii ta paraku oli, aga mulle see projekt endiselt väga meeldib ja olen ise väga rahul, et juba varsti 5 aastat on seda restorani tehtud ja loomulikult tänu teile, kes seal on käinud ja käib edasi, et õnneks on täna maailmas selline olukord, kus inimesed sõidavad hea toidu juurde ka vahest teise riiki, rääkimata linnast välja, nii et täna on võimalik seda teha, et ma ei tea, kas see 10 aasta pärast või 15 aasta pärast veel toimub või toimib, eks siis seda näha ole. Küll aga, et olla nagu teistest, võib-olla natuke teistsugusem, niikuinii maal juba ühte restorani on raske pidada, juba tänu sellele, et sul on tööjõudu nagu vähem kui linnas ja kliente veel vähem, nii et siis enda röömuks ja külaliste auks ma tegin siis need nõud, mis on tõesti väga innovaatilised ja see programm on mulle täna juba toonud nii au ja kuulsust juba piiri tagant, inimesed tahavad neid nõusid osta endale koju, eriti välismaalased ja igati korda läinud projekt, mis siis siin väikses Raplamaas justkui on juba juhtunud, aga kindlasti need ideed ei ole viimased ja kindlasti tuleb uusi ja huvitavaid ideid juurde, nii et ma pean ütlema nüüd, et olge siis lainel või?